On kolmapäev, te kuulete Raadio 2 ja mina olen Kärt Puum. Tänases köögikultuuris näitan teile ühte vanakooli retsepti, mis paljudele seostub kas koolisööklatega või hoopiski vanaema köögitoodanguga. Ehk et tegemist siis täna on täitsa tavaliste kapsarullidega. Kapsarullide tegemine on veidi aeganõudev, aga ei midagi keerulist ja loomulikult on tegemist ülisoodsa toiduga. Rullide koostisosad on teie ees. Meil on siin hakkliha ja puljong, loomulikult kapsas, riis, sibul, küüslauk ja sool ja pipar. Esmalt murra lahti kapsast umbes 10 lehte, et need oleks ilusti terved. Ja need saaks kasutada, kui me teeme oma rulle. Kui kapsalehed natuke rebenevad, sellest pole hullu midagi. Nagunii me paneme nad kõik uuesti messina kokku. Seejärel pane kapsalehed potti ja vala peale kuum vesi. Pane gaas peale ja pott tulele ning lase umbes 10 minutit kapsastel keeda. Järgmiseks pane keema riis. Järgmiseks hakime ära sibula. Siis hakime ära 2 küüslaugu küünt. Ja seejärel paneme need mõlemad panni peale praadima. Laseme sibula pruunistuda umbes 5 minutit. Seejärel lisame hakkliha. Pruunista, maitesta soola ja pipraga. Kui riis on valmis, siis pane riis kaussi ja lase veidi jahtuda. Kui hakkliha on pruunistunud, lisa see riisile ja sega ilusti läbi. See ongi meie kapsarullide täidis. Kui kapsas on keinud, vala temalt ära kuum vesi ja jahuta külma veega. Vala ära ka külm vesi ja kuivata kergelt käterätikuga ära. Kui kapsalehe rootsud on liiga jämedad või liiga paksud, siis lõika nad noaga veidi õhemaks ja saabki neid kapsalehti siis nüüd täitma hakata. Pane 1 suur lusikatäis täidist kapsalehe keskele ja keera kapsaleht väikseks taskuks ja pane potti. Kui juhtub selline suuremat sorti kapsaleht olema, siis võib selle vabalt pooleks lõigata ja sellest hoopis 2 kapsarulli teha. Ja kui rullid on kõik ilusti valmis rullitud, on aeg valada peale puljong, panna ahju küpsema umbes tunniks ajaks. Kapsarullid ongi valmis. Serveerida sobiks neid näiteks mõne maitsva köögiviljapüreega või miks mitte läätsedega ja värske salatiga. Head isu!